25-aastase köögikujunduskogemusega Sirje Kadalipp jagab oma tõekspidamisi köökide planeerimisel. Uurime, millised on sisekujundaja isiklikud eelistused köögimaailmas täna. Vaatame üht äsja valminud uusimate materjalidega kööki Sirje Kadalippult. Köögimööbel sai tellitud Baltest mööblitehasest, kus on võimalik eritellimusköök valmis saada uskumatu kiirusega. Jooniste süsteemi sisestamisest köögi valmimiseni kulub vaid 1 tund. Tehnoloog teeb disaineri joonise masinatele söödavaks ja üheselt mõistetavaks. Eksimisvõimalus inimfaktori näol on siin välistatud. Isegi spooni mustri kokkujooksu garanteerib tehnoloogia. Neid masinaid seadistatakse Saksamaalt kaugjuhtimise teel Saksa täpsusega. Kõigepealt jõuavad joonised tehnoloogilt lahtilõikussaeni, kus masin detailid välja lõikab ning väljastab igale detailile ka koodiga kleepsu, tänu millele järgmised masinad teavad, mis detailiga on tegu ja mida sellega tegema peab. Seejärel jõuabki tulevane köök salapäraste tükkidena servapealistusmasinasse, kus detailid läbivad järgmise vajaliku tööprotsessi. Puurmasinale ütleb samuti kleeps detailil, mida selle detailiga täpselt teha tuleb. Ja ei mingeid jooniseid. Enne tehasest väljastamist kontrollib tehnoloog kogu köögi veel kord üle. Reeglina on see olnud tühi töö. Baltesti tehas kasutab oma mööblitoodangus ainult maailma parimat. Blummi furnituuri, millel 25-aastane garantii ning mööblivalgustust ainult Häfelelt. Üle 70 värvitooni erinevaid plaatmaterjale on koha peal pidevalt olemas, samuti täispuit ja spoon. Kui on vaja kivitööpinda, tuleb mängu Diapol. See eeldab, et köök on juba paigaldatud ning Diapoli meister skaneerib tööpinna sisse koha peal. Nii valmib millimeetri täpsusega tööpind, nagu ka sellel Sirje Kadalippu projekteeritud köögil. Kvartsist on nii töötasapind kui ka 1 töötasapinna tagune sein. Baltesti salongides töötavad just mööbli projekteerimiseks spetsiaalse väljaõppe läbinud disainerid. Köögid, garderoobid, vannitoad, kaupluse mööbel, kõik see on nende pärusmaa. Põhimõtteliselt võib kappi tellida ka telefoni teel. See köök jõudis tootmisse nii. Sirje Kadalipp andis joonised ning me asusime tööle. Joonised olid detailsed. Meil oligi vaja projekteerida nagu 3D fotona temale see köök. See on siis üks viis, kuidas köögi planeerimise ja kõigega nagu edasi minna. Teised arhitektid panevad ainult paika visuaalse mahud ja saadavad meile lihtsalt nagu joonised. Siin on koht, kus meie nüüd sooviksime kontakti saada ka kliendiga ise, et siis paika panna kapi sisud, selle furnituur, mööbel, vastavalt siis kliendi vajadustele ja harjumustele. Kui aga kliendil ei ole sisekujundajat, siis saame meie ka hakkama tema köögi disainimisega. Aitame tal välja valida materjalid, tehnika, furnituuri, kõik see, mis sinna juurde kuulub. Klient, kui ta tuleb meie juurde sükste joonistega, siis me vaatame need koos üle. Saan vajadusel näiteks midagi muud, ega klient ei tea ju, näiteks see asi ei tohi siin olla või seda ei saa siia panna. Et siis mina nagu aitan ja suunan teda sellisest joonisest, teen siis 3D foto, saadan temale meili peale, et saab kodus rahulikult vaadata, siis koostan ka pakkumise ja edasi mõõdame ära, kas kõik sobib niimoodi. Ja siis lähebki tootmisesse. Selle köögi kujunduslik idee on see, et ta pidi olema võimalikult lakooniline ja nähtamatu. Ja kuna see ruum on niipidi kitsas, siis valisime ikkagi valge läikiva pinna ja et tuua kontrasti tööpind ja ka tagasein
on tumedast tehiskivist, mis on köögis hästi praktiline. Ta on oluliselt tihedama faktuuriga, kui on looduskivi, aga seda musta tagaseina me ei toonud meelega siia elutoapoolsesse seina, et ta oleks olnud liiga kontrastne, nii et siin on samasugune valge kõrgläikega pind, nagu on kappidelgi. Vartsis tööpind Silestone Diapoli valikust. Kauneima tulemuse tagab kivist töötasapind ja selle taga samast kivist paigaldatud sein. Materjal, mis on ääretult tugev ja kergesti puhastatav. Suured sügavad sahtlid on alati väga kasulikud ja siin on toodud üsna ebatavaline lahendus, nõudekuivatusrest, sest et paljud pered ei kasuta nõudepesumasinat kogu aeg. Siis on olemas ka selline lahendus. Nurgakapp, neid on erinevaid variante. Siin on üks praktilisemaid, kus esimene osa jookseb välja koos uksega, tagumine sõidab tagant nurgast ette, nii et inimene saab kõik asjad ilusasti kätte. Ja siin on jälle üks mugav lahendus, on kargokapp. Alati on lihtsam alumises frondis kasutada välja tõmmatavaid mahtusid, et inimene ei pea kükitama, upitama, vaid saab kõik juba kätte. Selleks, et see köök oleks võimalikult lakoonilise välimusega, tahtsime, et siin poleks käepidemeid. Ja see profiiliga lahendus annab võimaluse näppudega tõmmata see uks lahti ilma igasuguse probleemita. Eriliseks lahenduseks on siin pliit, keeduplaadid on sülistatud kivipinna sisse. See oli ka natuke paratamatu, kuna see pliidiplaat oleks läinud üsnagi valamule lähedale. Nii et me saime pikendada valamu ja pliidiplaadi vahelist ala ja need pliidiplaadid on toodud siia natukene nurka. Õhupuhasti on tehtud integreerituna, et ta oleks ka võimalikult vähe märgatav. Õhupuhasti kapp võib olla ka täiesti mahutav, et see mootori osa võtab muidugi päris suure osa ära, aga nagu siin on näha, on siin jäänud alles suur maht. Selline ülestõusev uks on tihti probleemne lühematele inimestele, et ei ulata seda tagasi alla tõmmata. Siis siin on olemas mootoriga lahendus ja on see kapi uks jälle ilusti kinni ja siis ei ole siia vaja ka mingisugust käepidet. Ja et see köök oleks veidi pidulikum, siis siin valamu kohal on eriti edevad uksed, need on siis klaasiga ribiuksed, mis töötavad samamoodi mootoriga. Seda mootorit on võimalik peatada ka poole peal ja kui siis teist korda vajutada, siis ta liigub vastupidises suunas. Siin on ka LED-valgus sisse pandud. Sisse on kappi mõtet valgust panna ikka ainult siis, kui on klaasriiulid. Muidu see valgus jääb siia lihtsalt lukku. Aga nõude puhul on päris hea läbi klaasriiulite näha, mis seal kapis on. Valamu all on tavaliselt prügikast, aga kuna siin on soovitud köögihunti, peab alati teadma, kui köögihunt on, siis see köögihunt võtab päris suure osa siit alumisest kapist endale ja väga tihti ei mahugi siia prügikastid ära. Mõnes mõttes on ka sellepärast hea, et siin prügikaste pole. Tihti on niimoodi, et kui üks peseb nõusid, siis teine tahakski midagi prügikasti visata ja jäädakse üksteisele ette. Nii et selles köögis on prügikastid siin valamu kõrval, mis ongi täiesti praktiline ja see ka lahendas selle probleemi, sest et oligi dilemma, et kas prügikastid või köögihunt, aga selles köögis õnneks on nüüd olemas mõlemad. Kõige elegantsem lahendus on muidugi allaliimitud valamu. Ehk siis see valamu ei tule siia tööpinna peale oma servaga, vaid on eriti diskreetne ja nähtamatu. Antud köögis on siia valitud väga sarnase värviga silgraniitist valamu ja tulemus on võimalikult diskreetne. Blancol on valikusse lisandunud ka palju uusi mudeleid, mis on veel ruumikamad ja võimaluste rohkemad. Näiteks Blanco Etagon sari, mis tänu vahesiinile tekitab lausa 3 töötasandit. Sellele valamusüsteemile saab tellida ka hulgaliselt lisavahendeid täpselt oma vajaduste järgi. Olgu selleks hügieenilised lapihoidjad või lõikelauad ja kausid köögiviljade mugavaks töötlemiseks. Pleon sarja eeliseks on perfektne toonisobivus segisti ja valamu vahel. Mudelid on ruumikamad ja sügavamad, tagades köögis mugavaima toimetamise. Vaatamata mudelite uudsusele on need jõudnud pälvida juba rohkelt disaini auhindu.
segisti on ka meil siin targem kui tavalised segistid. Kui vesi jooksma läheb, siis valgus näitab meile ära, kui soe see vesi on. Et mida soojem, seda punasem valgus. Siin valamu juures on veel üks nutikas asi, mida paljud ei tea isegi tahta. Et on võimalus paigutada tööpinna sisse süvistatud seebidosaator. See on selles mõttes tore asi, et see on alati asi, mida vaja, aga jälle üks ese tööpinnal, mis võib-olla ei näe nii ilus välja ja selline lahendus jätab jälle sellise puhtama mulje. Kõrges mahus on jälle mugavad mootoriga lahendused. Oli kindel soov, et see köögis ei oleks nähtavaid kodumasinaid. Et see ei oleks ikkagi köök elutoas, aga need funktsioonid on ju kõik alati olemas. Leidsime lahenduse, kus see kohvifunktsioon ja röösterid ja muud asjad on olemas, mugavad kasutada ja välja tõmmatavad ja samas diskreetselt ära peidetavad. Jälle kõrgemad kapid töötavad mootoriga ja üldpilt on puhas.